On kala või? Jaa. Tundub tuleka omadega. Ossa raisku raske on. On põhjas. Paat joo. Ma ei viitsi, ma võtan terve karbi kaasa, ma läksin lammutama raialisi. Aga mis mul siin head on? Seda mul igast neid reis. Anna mulle mõla, ma lükkan mõlaga, ma arvan. On seifil või tagant poolt. Nii. Seekord oleme siis otsapidi jõudnud Saaremaale. Saaremaa kõige läänepoolsemasse külge. Oleme siin, ütleme siis niimoodi, et Vilsandi saar on meist siit väike suts üle vee. Tulime otsima punast kala. Kahjuks ei ole sellest haisugi. Ja kuna piirkond on täiesti võõras, siis me väga palju ei tea üldse, mida peale hakata. Oleme proovinud siin erinevaid lante, erinevaid kohti. Siiamaani ei ole nagu õnneks läinud. Aga samas alati ei olegi see lõpptulemus kõige olulisem, et väga äge on lihtsalt käia ja olla ja katsetada ja proovida siis erinevaid asju ja vaadata, mis siis see lõpptulemus on. Kas õnnestub lõpuks midagi suitsuahju ka saada või mitte. Ja hetkel siis üle pika aja maabuvisime natuke, et vaadata ringi siin ühe sellise poolsaare tipu peal. Ja peab ütlema, et ilm on meid ikka täiesti fantastiliselt nagu hellitanud täna. Näitan siin natuke veel seda maastikku ka. Kadakad. Veetase on hästi madal. Palju on kukkunud. Väga mõnus vaikus tõesti. Seal kuskil nuki peal on siis 3 kala ässa, kes kahjuks täna oma maagilisi võimeid ei ole suutnud veel kuidagi realiseerida. The Rock. Oleme Alcatrasile kõvemad vennad suudavad siit üle ujuda. Tule aga davai, me oleme varsti tagasi. No loodan. Paekivi kalju, mis läheb väga järsku siis, väga sügavaks. Ja võtta teine külg. On see paradiis. Davai, pane põhja ka siin sinna. Vaata eest sügavast. Või tal on midagi juhtunud. Või on tõesti, et väga imelik. See võib olla see, et kui tal on poeg siin, siis ta ise mängib seda santi, et poeg on siin tee kõrval vaata kuskil. Nii, Saaremaa tripi teine päev siis. Esimene päev ebaõnnestusime korralikult. Ilmselt ka sellepärast, et koht oli täiesti võõras ja lihtsalt mitte ühtegi hingelist meile landi otsa ei tulnud. Aga me ei lasknud nagu oma meelt heidutada sellest ja täna oleme uuesti platsis. Ja kuna ma ei saaks nimetada meid mingisuguseks
professionaalseteks püüdjateks, seda kaugeltki mitte, siis pigem on tegemist rohkem sellise probleemi lahendamise oskuse siis proovile panekuga. Et eile ei tulnud kala, täna oli selge, et me ei saa täpselt samasugust tegevust edasi teha ja loota teistsuguseid tulemusi. Natuke mõtlesime oma taktika läbi, muutsime asukohta, vaatasime, kust poolt tuul on ja ma arvan, et siit edasi juba näemegi, kas järgmine videojupp tuleb sellest, et meil on midagi elusat ka vaatajale ette näidata või mitte. Ja ma arvan, et siis sealt juba sujuvalt hakkab meie lugu edasi argnema. Nii et vaatame, kuidas meil kokkuvõttes minema hakkab. Pärast mitut tundi ja mitmeid kilomeetreid hiljem seis on endiselt sama. Ei ole mitte ühtegi kala, mitte kuskil näinud ega isegi tundnud, et keegi oleks meie lante kuskil rabanud. Et hetkel on üsna nõutu seis. Tulime korraks Abruka saarele. Minu jaoks täiesti esmakordne kogemus. Ja hetkel peamegi natukene sellist mõttetalgu formaadis asja siin. Ja vähemalt mul endal on õhtuks üks selline plaan olemas, mida ma tahan ära teha. See on uus koht valitud ja tahaks sihtida sellist aega, et natuke enne päikeseloojangut läheks vee äärde ja prooviks sellist kaldat püüki teha. Nii et lootus ei ole kadunud veel. Mõtlesin, et vaatan meil natukene siin ka ringi. Selline koht. Mingisugune raamatukogu. Täna ilmselt kinni. Nii, ma olen nüüd kilomeetrite viisi kuskil täielikus maailma lõpus sõitnud. Ja vaatan, tulin homseks kalapüügipäevaks maad kuulama, uurima. Mis pilt siin avaneb, ei ole just kõige kehvem. Väga äge. Ühesõnaga, nagu jälle tunnistada tuleb, siis on niimoodi, et me jäime täna jälle kalast ilma. Proovisime igasuguseid erinevaid lante ja metoodikaid ja asju ja mitte midagi. Ja ikkagi sellegi poolest nii-öelda problem solving, probleemi lahendus siis kestab edasi ja mõtleme, mida homme muuta. Ma arvan, et võti edule on siin olemas. Kahjuks ei ole tuult, nagu kalale sobib. Ilm ei ole võib-olla selline piisavalt sombune, aga maastik hakkab juba minema seda nägu, mida meil vaja on. Meil on vaja palju sellist kivist rannikujoont. Ja siin ma olen elus esimest korda ja see tundub väga äge koht. Ikka väga äge. Siin on näha ka näiteks seda, kuidas puud on sellised tuulest viidud, võib öelda. Veel natuke jäädvustust. Ma olen siis Suuriku panga juures ja leidsin just, kohe maitseme, esimesed merikapsa
sellised, nimetagem pungadeks siis. Samas täitsa ehtsa kapsamaitsega. Ja tegelikult näeb välja ka ju täitsa kapsa moodi. Päris hea värske. Aga jutt jäi pooleli. Suuriku panga juures olen. Ja tunnistama, et väga äge. Üldse nagu selline mõte jookseb kokku, lihtsalt siin on täielik vaikus. Mitte ühtegi hingelist. Vesi on täiesti klaas. Ja selline, see tunne ei ole mitte rõhuv, vaid hoopis vastupidi. See on kuidagi väga vabastav. Ma mõtlen, et viin siin poistele veel. Võtan natuke külakostiks kaasa. Küll naeravad mind välja ilmselt, aga sellegi poolest. Vahel on nagu selline tunne, et sa üritad midagi seletada, aga sa oled ise lihtsalt nii vaimustunud sellest kõigest, mis siin ümber on, et sul ongi väga raske teiste jaoks sõnu leida. Lihtsalt jääb kuidagi keelest jääb väheks. Aga mis siin nagu eriti selline omamoodi nähtus on see, et kuna on näha, et mina seisan siin nüüd ühe sellise panga astme peal, siis on näha, et tegelikult siit edasi läheb siis samasugune platoo veel, kuni ta ühel hetkel siis kukub. Nii et minul kui sellisel harrastus kalamehel oleks siis õige minna sinna kuskile nurga peale ja proovida siis sealt tabada mõnda kala, sellepärast et ega nad nii naljalt siia täitsa põlvesügavusse vette ei tule. Eriti juhul, kus veetase on niivõrd madalaks kukkunud, nagu ta praegu on. Aga lihtsalt see vaatepilt on ikka võimas. Ja lihtsalt see vaikus on ka täiesti uskumatu lihtsalt. Aga kuna teised ootavad, siis ma ei saa siin nii-öelda omasse mõttesse vajuda. Siin on väga tugev tõme selle poole, et lihtsalt istukski, paneks jalad siit üle ääre ja istuks ja unustakski igasugused ajalised perspektiivid ära. Aga täna ei saa seda endale lubada. Seda päikesetõusu peab siin ikka oma silmaga nägema. See on siis undva pank. Kaugemalt saab vihma ka.
Nagu näha, siis hommik on meile pakkunud väga palju selliseid looduskauneid või ka lihtsalt väga kauneid vaateid. Ja kurvem pool on asjal see, et kala me pole siiamaani kuskilt leidnud. Õigemini täna ei ole. Üks mees siin eile ikkagi meelitas ühe 2,5 kilose forelli välja. Aga tänane päev on vaikne olnud. Samas siia Undva kanti Saaremaale sõites ikkagi sellist vaatamist oli, et tee peal oli meil nagu soopark, et kõigepealt nägime metssiga, siis nägime 2 põtra. Nüüd siin kivihunniku taga või peal, mis mu siin selja taga on, et siin nägime siis ka hüljest, kes algul oli üsna uudishimulik, ei tahtnudki ära minna või lõpuks ikkagi läks oma teed. Et selles mõttes on hommik elamuste rohkelt alanud. Et vaatame, mis siit edasi tulema hakkab. Hull elu ikka. Võib vist võtta kokku niimoodi, et ainus hingeline, kes siin paari päeva jooksul õnnestus kohata, aga meie poolt kinni püüti. 2,5 kilo oli siis forellipoiss ja ülejäänud aeg oli vaikus. Tegelikult vist praegu üks väike käis siin veel ühel seltsimehel kandi otsas ära, aga muidu ei ole kõige edukam just olnud see kala mõttes. Aga sellised visuaalsed naudingud maastiku mõttes on siin väga ägedad olnud. Nii et järgmine selline seiklus on siis jälle Pedassaarel. Seekord läheme sinna väga suurte lootustega, ilmselt suurematega kui siia, sellepärast seal on juba tuttavam piirkond. Täna lähme siis korraks koju, pakime asjad lahti, magame välja ja homme siis juba oleme Pedassaarel ja sealt teeme uuesti ikka järgmise vlogi osa. Et kohtume Pedassaarel.